Tere, te vaatate Kaitseliidu juubeliaasta saatesarja 18. saadet. Eesti Kaitseliit 100. Me oleme Uttri retkel, minu selja taga on Kreenholmi manufaktuur, kus toimub Uttri retke lõpujooks. Ja starti läks 30 võistkonda. Me ei tea, kui palju neist rajal katkestas, praegusel hetkel arvatavasti 5 või 6 võistkonda. Tulemused saame teada alles pärast lõunat või õhtupoolikul, aga siin praegu me hakkame tegema kokkuvõtet sellest, kuidas see võistlus kulges. Sõjalisportliku võistlusega Uttri retk, mida rahvasuus omaaegse Erna retke talvise analoogina ka Uttri retkeks kutsutakse, tähistati seekord Narva, Jaanilinna ja Narva Jõesuu bolševikest vabastamise 100. aastapäeva. Võistlus ise on muutunud traditsiooniks ja seda viidi tänavu jaanuarikuu keskel läbi juba 21. korda. Uttri dessanti korraldavad Erna selts, Kaitseliit ja Narva Jõesuu linnavalitsus. Esimene talvine luurevõistlus toimus 1999. aastal. Võiks olla 5, 4, 3, 2, 1, go! Uttri dessandi linnulennult 60 kilomeetri pikkusele võistlustrassile läksid 17. jaanuaril Viivikonnast algselt registreeritud 30 võistkonnast 26 võistkonda. Nende hulgas ka üks ainult naistest koosnev võistkond Kaitseliidu Alutaguse malevast. Välisvõistlejad olid tänavu madalmaadest ja Poolast. Ilmaoludes toimusid stardipäeva õhtupoolikul aga muutused ning päeval sadanud vihm ja plusskraadid asendusid miinuskraadide ning jäise libedusega. See muutis suuskadel liikuvatele võistkondadele raja läbimise raskemaks. Iga võistkonna stardivahe oli 10 minutit. Öösel seisis võistlejatel ees aga ellujäämisülesanne ja öine lahinglaskmine. Järgmiseks 18. jaanuari hommikuks oli õhtul startinud 26 võistkonnast rajale vastupidavusest mõõtu võtma jäänud veel vaid 21 võistkonda. Katkestasid mõlemad madalmaade meeskonnad. Kaitseliidu Jõgeva esimene võistkond ning Kaitseliidu Valgamaa maleva võistkond. 3-liikmelistena olid rajale jäänud Kaitseliidu Järva maleva teine ja Tallinna maleva Nõmme malevkonna esimene võistkond. Ent täiskoosseisus ja heas toonuses jätkas võistlust endiselt ainult naistest koosnev Kaitseliidu Alutaguse maleva võistkond. See naiste võistkond oli aga nii salapärane ja nii kiire, et kaamera ette nad meile ei jäänudki. Kuigi passisime mitmes kontrollpunktis päris kaua aega. Reede hommikul lahendasid võistlejad Sirgalas asunud kontrollpunktis aga meditsiini ülesannet. Mida on? Ma ei saa olla sellise kanakarjaga, kuhu ma sõidan. Nad kõik õiendavad siia. Tead, ma annan lõuga ausõna. Tegemist on siis meditsiinikontrollpunktiga ja kuna viimastel aastatel võib öelda, et peretülid on moeteema, siis meilgi on siin tekkinud ühes väikses sõiduautos peretüli, kus on hulka naisi ja pea olematu meeste arv. Ja siis seigeldes ja ekseldes võõras kohas, siis on tekkinud tüli selle üle, et on ära eksitud. Mida sa räägid? Ja juht on saanud väga pahaseks ja äsanud käega siis oma kõrvalistujale ühe löögi näkku. Kelle käest te saite? Mistõttu sellel siis pea uimane ja nina verine. Aga on ähvardanud ka nuga kasutada. Otseselt nuga kasutada ei tahtnud, teine inimene siis haaras selja tagant sellest noast ja vigastas sellega kätt. Aga paraku on siin autos nii, nagu meie igapäevaelus ikka, ka lapsed. Keegi üritas kiirabistada. Ära sure, palun ära sure, hakka hingama. Et üks on siis emmasüles olev imik, 3-kuune ja teine on siis 8-aastane tütarlaps. Ja nüüd ongi olukord, kus siis selle tüli käigus on tekkinud see, et 2 inimest on saanud siis nagu sellise verise vigastuse, aga sellise järsu pidurdamise tõttu on siis imik saanud viga ja on tekkinud hingamisseiskus. Kus te seal täpsemalt olete? Nii et võistlejatel on siis vaja aru saada, mitu inimest siin autos on, elustada seda imikut,
ja aidata siis teist kahte vigastatud, siis ühte siis selle näotraumaga ja teist käetraumaga. jäi hingamine seisma äkki. ma ei ole selles süüdi, et sa oma last ei saa korralikult hoida. Kuidas senini sooritused on olnud? Ütleme, et kõige drastilisem olukord on olnud, kõige drastilisem, mis ma toon halvas mõttes välja, on olnud see, kus imikut ei ole alustatud elustamist üldse, kartes, et surnud imikut võib midagi halba teha, mis on täiesti vale lähtumine ja saaks öelda, et hetkel on läbinud 10 tiimi, sest osad on juba katkestanud ja nagu heal tasemel on olnud 2 tükki, teised on olnud sellised keskpärased, aga eristub hetkel 10 tiimist 1-2 tükki. Kaitseliidu Tallinna Maleva Toompea malevkonna meeskond, lipnik Jarno Kalind, nooremveebel Janar Randveli ja kapralid Olari Kaljuste ning Martin Katai ütlesid, et nad on eelmisel ööl saanud circa 3 tundi isegi magada. Esimene utri on seni hästi läinud, veidi külm on, natukene õlad valutavad, tagumik sai kivi peal kangeks magatud, aga mott on kõrgel ja põrutame edasi järgmist ülesannet täitma, mis on tõenäoliselt meditsiini ülesanne ja loodame, et me lahendame selle olukorra hästi ja kiiresti. Magada saite, eks ole, jah? Sain ikka, jah. Ikka vastu ust toetades ja rakmete peale. Päris hea oli. Kaua? Ma arvan, et me magasime kuskil reaalselt võib-olla 40-45 minutit. See on päris hea. Eelmine aasta sai 10 minutit. See oli selline paras hetk magamiseks, et ei jõudnud väga külm hakata selle aja jooksul, aga samas sai ikkagi nagu selline kerge powernapi ära teha. Külg oli? Ei olnud. Magamiskott oli peal ja termokile oli all ja... Jama on see, et see aasta vist neid hallutsinatsioone enam ei näe. See tähendab? Nüüd on ära magatud ja ära puhatud. Hallutsinatsioonid on mis see siis tähendab? No, eelmine aasta oli umbes 30 tundi oli magamata rajal ja siis nagu hakkas kõike nägema juba. See oli päris äge. Et siis, kui väsimust läheb liiga suureks rajal, siis inimesed hakkavad endale asju ette kujutama, et siin näiteks üks härra, kes täna küll meiega ei ole, sakutas kuuske habemest ja ütles, et kuule, et näed, et siin on, mis ta ütles? Mingi piraat oli. Piraat oli, jaa. Tahtis piraadil habemest võtta ja raputas teda lumest puhtaks. Kuuse oksest küll. Et ei, nalja peab saama ja rajal peab tore olema, et hea huumoriga saab läbi igast raskusest. Reede pealelõunal seisid võistkondadel ees veel mitmed katsed, lahingutehnika test, takistusraja läbimine ning kauguste määramine. Meie siirdusime aga Jõhvi, Kaitseliidu alutaguse maleva staapi, kus asus ka utri ja dessandi staap, et rääkida võistluse juhtidega. Millised on ettevõtmised veel, millega Ernaselt tegeleb peale utri praegu täna? Ernaselt üldiselt sai kunagi loodud ju sellisena, et ta on Kaitseliidu käepikendus tegelikult. Et on väga palju asju, mida saab MTÜ raames teha tunduvalt lihtsamini kui Kaitseliidu ehk riigikaitsesüsteemis. Ja eks me sellega tegeleme. Et utri ja dessant on üks nendest võistlustest, mida me teeme see aasta juba 21. kord ja me aitame ka nii palju, kui saame siis Kaitseliidu tegevust tema pitkavõistlusel. Ehk ma saan aru, meil on know-how'd vähe, ainult 26 aastat, aga ma arvan, et sellest on piisavalt abi ka Kaitseliidule. Utri ja dessandi ja varem ka paljude Erna-retkede ja admiral Pitka-retkede staabiülem on olnud korduvalt Eesti päritolu Rootsi armee reservkolonelleitnant Jaak Kallak. Rootsi sõjaväes, nagu Põhjamaade armeedes üldse, on talispordialad ja treeningud sama kõvasti arenenud nagu ka Eestis ja Soomes. Seepärast teda ei üllatanud, et juba esimese ööga nii palju võistkondi katkestasid. Milline see seis praegu on trassil? No ajagraafika on täitsa korras. Meil on 3 võistkonda on juba lõpetanud nüüd peale 12 tunni umbes. Üks Eesti võistkond ja siis mõlemad Hollandi võistkonnad. Ja see tegelikult mind nii ei ülata. Sest et kui vaadata nende ettevalmistusi, nad vaatasid, suuskasid nii umbes, et mis ots sellest kardetav on ja nendel ei olnud õiged saapad, et suuski üldse kasutada ja nii edasi, nii et see läks võib-olla vähe kiiremini, kui ma arvasin, aga see oli mul niisugune mõte, et küll nad vist selle täitsa läbi ei vii. Ilmselt esimest korda olid suuskadel siin? Ja nad ei ole talvega harjunud. Nad võib-olla on käinud üksusena kunagi Norras harjutamas või midagi niisugust, aga see ei ole sama asi, kui sa selles olukorras elad iga aasta. Siin meie oleme Rootsis ja Eestis oleme ju harjunud talvega ikka. Need on võib-olla veidi lühemad kui vanasti
väga suurt rolli mängib sellel võistlusel ilm, mis muudab sinu võistlust online'is tundidega. Ehk see tähendab, et sa pead olema operatiivsem kui suvisel võistlusel. On olnud situatsioone, kus tund aega ennem käib trassikontrolli üle ja kõik on okei, tuleb kohtunik ja masin tuleb tagant järgi tund aega hiljem ja on meetrised hanged. On olnud situatsioone, nagu tänavuse võistlusel, et päev ennem on kõik okei, järgmisel päeval tuleb lausvihm ja lumi, mis enne oli kohe, kus auto läks läbi, ei ole enam läbitav ja langeb üks kontrollipunkt sul ära, sest sa ei saa sinna ligi minna, ei saa seda teha. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõige suurem külm näiteks, mis on Uttera dessandil olnud, oli -42 kraadi. See tähendab, et kui me katlast oma hernesuppegi eemal astusime, kus oli plastlusikas sees püsti, 3 sammu kaugust selle plastilusikat enam seest kätte ei saanud, sest oli jääs. Tavaliselt räägitakse oma üksustest ja räägitakse vaenlasest, aga siin on üks 3. osa ka ja see on just loodus ja kliima. Ja selleks peab väga kõvasti ette valmistama, et sul on kõige enne on õige varustus, aga sellest ka ei aitava, et sa pead enne, kui sa hakkad mingit niisugust operatsiooni läbi viima, sa pead selleks ka harjutama. Sellepärast, et ma paneks ette, et siin ikka see logistika osa, et inimesi hoida, soojad, kuivad ja nii edasi, see on ikka kõige raskem väljakutse. Kui me alustasime seda Uttrat, siis trass oli suhteliselt lühikene. Kui mälu oli võtta, see oli nii, et me hakkasime siis toonase 100 aasta taguse legendaarse dessandi stardikohast Udria jõe orust, seal kus oja suubub merre, ja tegime suhteliselt väikese ringikese. Siis me alustasime koostöös veel Narva Jõesuus asuva piirivalve väljaõppekeskusega seda ja Vaivara vallaga. Nii et kilometraaž oli ka väike, kui ütlen, siis valetan, aga ega ta nüüd vist üle 40 kilomeetri vist ei kippunud olema. Praeguseks on meil nii, et meil on tänavune võistlus, mis on kilometraažilt selline suhteliselt Harju keskmine, ütleme, joonlauaga 60 kilomeetrit, see on joonlauaga, ehk orienteerumisel pange külmad 20 kilomeetrit otsa. See on selline keskmine võistlus ja kontrollpunkte on palju, siis lõpeb kontrollpunkt Maikiga ehk finišiga, pluss poisskasside vahel. Lugege see kokku, päris palju ja tegevust on palju. See on juba võistluse sisuline areng, et võistlejatel ei oleks tuimtampimine, vaid nende oleks tegevus trassil. Järgmises kontrollpunktis kihutasid võistlejad ülesannet täitma kõige ehtsama vanaaegse raudteedressiiniga. Kõigepealt loobiti käsigranaate, et dressiin vallutada ja seejärel tuli täita tõeline, klassikaline, 10 partisani filmidest nähtud diversandi ülesanne. Teneri panema ja saate minna. Läks käima nüüd ja kiirustage, kiirustage. Nuga võtsid enam nuga. TNTG on seal, liivakotid on seal, toad on seal. Nii kui süütel põleb, nii saate kohe minna. Aeg läheb, kiirustage. Liivakotid peale. Nii on abi vaja seal. Nagu süütenöör põleb, tuld nüüd kohe minema. Läks. Aeg läheb, minge. Kolmid on. Kõik peal. Uttria dessant ja Narva linna vallutamine toimus tänavu täpselt samadel päevadel, 17., 18., 19. jaanuaril, nagu ka 100 aastat tagasi. Linna vallutamisel bolševike käest näitasid erilissüdikust üles Soome vabatahtlikud, kuid operatsioonil osalesid ka kaitseliitlased, Eesti sõjavägi ning merevägi ja samuti Vene loodearmee võitlusgrupp.
Narva, Narva-Jõesuu ja Jaanilinna enamlastest puhastamisega viidi lõpule Eesti vabastamine punavägedest. Nagu 100 aastat tagasi, nii oli ka nüüdsel sportlikul Utrija retkel seltskond väga rahvusvaheline. Lisaks Rootsist tulnud staabiülemale olid Utrija dessandi korraldamisel abiks ka Soome ning Taani ja Norra kohtunikud, nende riikide eru- ja reservsõjaväelased. Palju sel aastal kohtunike võistlusel üldse väljas on? No meitä on kokku umbes 40 ja Suomesta tuli umbes 30 ja siis loput umbes 10 on Rootsist, Norrasta ja Daanimaalta. See on selline ilus traditsioon, et Utrija võistlusel talvisel ja siis suvel pitkaretkel on tavapäraselt siis Soome ja muud Põhjamaade kohtunikud. Miks te üldse käite siin nendel võistlustel? No se on meille huvi ja suur au, et saamme olla tekemässä niin toretat ja traditionaalista võistlust. Se on niin tähtis asia meille ja on ikä aasta huvi tulla ja nyt jopa hakkamme ottamaan, että millä saamme suvel tulla. Jopa autossa rääkisimme, että missä huvittavat, että saamme koketa Valkas, kuin on se järkminen korta. Kes need rekordimehed on? Kes kõige rohkem on käinud? No meillä on sellaisia, kes on jopa esimesellä ollut ja no umpes 30, kes Suomesta on tullut ja sellainen 10-15 siinä vaiheella on sellaisia, kes on, voi olla, että on ne kolme, kes on ollut jopa esimesellä, on paljon sellaisia, kes on jopa 20 aastat käynyt siinä. On väga paljon oskusta on pikkalta ajalta nendellä. No, mitmeid korda ise olete siin Eestis kohtunikuna? Minä olen ensimmäistä korta Utrialla, että pitkällä ja Ernalla olen ollut ehkä 10 korta varemmakaan. Utria on nyt minulle ensimmäinen kokemus ja väga ilusalla ja röömsalla meille on ollut. Nii et nende kohtunike kokkusaamisega probleeme ei ole, et tullakse hea meelega? Ei ole. Eli näiteks sellel aastalla oli rohkem oleks tullut, kui meillä oli voimallus võtta. Nyt on 7 on sellaisia, kes on ensimmäistä korta Utrialla, siis loput on sellaisia, kes on vähemmälti 1 korta varem ollut. Teatavasti siis see Utrija dessant, mille auks see võistlus on selle käigus siis vabastati Narva vabadussõjas ja suur osa sellest aust langeb soomlastele, et kas teile sellel on ka mingi eriline tähendus? Se on erillinen tähendus ja on ollut väga huvittava nähdä, näiteks meie kaitseministeri on ollut, tämä on uurinut näitä asioita väga paljon, että se on näiteks tema kautta on ollut Suomessa väga paljon uutistesta asia sellaista, että se on tähtis asia meille, että on hea, että niin Suomessa kuin Eestissä rääkitakse sellaista koostausta, missä oli sillä lailla väga tähtis meidän molemmat tälle riikitelle. Une ja väsimusega võitlevate meeskondade liikmed ütlevad, et seda laadi võistlused panevadki kõige paremini proovile otsustusvõime ja füüsilise vastupidavuse stressi olukorras. Siin tuleb välja, mis puust mees või naine sa oled. Tuntud on lood, kus räägitakse vähesest tahtejõust, aga Utrijal või suvisel pitkaretkel võistlejatel sellega probleeme ei ole. Pigem räägitakse siin juhtudest, kui inimene on kurnatuse viimasel piiril ja ainult tahtejõud viibki teda edasi. Narva Kreenholmi manufaktuuri tühjalt seisvates vanades vabrikuhoonetes toimus Utrija retke lõpujooks. Võistkondade vahed olid nagu ikka 10 minutit. Selleks pidid meeskonnad täpselt ette antud ajal Kreenholmi manufaktuuri väravas seisma. Ei varem ega hiljem, vaid täpselt. Varustuse kontrolli äkki lasevad peale veel? Küsime. Siis anti uus lähe ja võistkond pidi jooksma lintidega märgitud koridoris läbi vana tühja vabrikuhoone hiigel suurte tsehhide. Stardipäev oli võigas. Hoonest väljudes ootasid võistkondi ees veel mõned takistused ja tärises kuulipilduja. Ikka selleks, et niigi viimase peal väsinud ja jõuetutelt võistlejatelt viimanegi jõuvaru ära võtta. Alles siis jõuti finišisse ja aeg läks lõplikult kinni.
Tuntud poliitik, näitleja ja showmees ning kaitseliitlane Madis Milling täristas kuulipildujat, nagu mängiks bändis mõnda pilli. Kuule, räägi, Madis, mitu valangut sa siin päeva jooksul laskma pead? See sõltub selles mõttes, et me oleme siin finišis praegu võistlejatele nii-öelda meeleolu loomas. See ei ole taktikaline olukord, aga keskmiselt oleme arvestanud umbes 100 padrunit võistkonna peale. 100 padrunit? Jah. See on siis tähendab üks pikk lint? Meil on, moon on väga pikkades lintides ja siin ei ole nagu lindipõhine, lihtsalt vaatame tunde järgi, kuidas võistlejad liiguvad. Mõned võistlejad isegi vastavad meile oma tulega. Aga jah, nagu ma ütlesin, ei ole taktikalise olukorraga tegemist on lihtsalt ilu ja heliga. Circa 80 kilomeetrit suuskadel keset Ida-Virumaa metsi ja lagendikke, 36 tundi järjest puhkuseta talvises Eesti pakkases, täites kontrollpunktides pidevalt eriülesandeid. Kui arvestada ka võistlusteks ettevalmistamise aega, olid mõned võistlejad magamata isegi üle 60 tunni järjest. Kuid kindlasti ka külm ilm kulutas võistlejate energiat. Poola on veel rajal, teab keegi või? Naiskodukaitse oli valmistanud võistlejatele maitsvat sõdurisuppi ja Narva ringkonna naised jagasid seda soovijatele otse Kreenholmi manufaktuuri väravas. Kuna võistlevatel meeskondadel peaaegu 2 ööpäevasel võistlusrajal tõsiseks seinestamiseks ja magamiseks palju aega ei jäänudki, võeti kuum kõhutäis tänuga vastu. Kui raske teil seekord raja peal olla oli või mitmendat korda te Utrel olete? Teist korda ja ebameeldivalt raske. Kott oli raske ja rada oli lumine, et nii kui metsa alla läksid ja oli vastasest ära vaja minna, siis olid üle põlve oli lumi, et väga keeruline oli ära liikuda nende eest, jah. Ja seljakott on raske, järelikult varustus pidi palju kaasas olema? No, igaks juhuks kõike ja natuke pealegi. No mida näiteks teab, see on kõige olulisem, sellise talvise retke ajal? No mina isiklikult võtsin veel selle eriti paksu magamiskoti ja lisaks veel talvepüksid, siuksed paksemad, et kui läheb külmaks öösel. Ja oli abi nendest või? Ma ei võtnudki neid välja. Kui palju magada saite? Ma arvan, äkki 2 tundi kokku või tuli vist. Võib-olla jah, natuke rohkem. 2 ööpäeva jooksul 2 tundi? Jah. No tõenäoliselt jah, võib-olla 2,5, aga mitte rohkem. Meie kindlasti rohkem, sa ei viitsid ühe korra magada? Ma jah, ühe korra ei viitsin. Me saime mingi 3 ikka täis. No teie jah, mina lihtsalt tundus, et see pool tundi ei ole seda väärt ja jäin lihtsalt seisin ja valvasin meeste relvi. No nüüd saate esimest korda just üle 2 päeva korralikult süüa siin või? Mida te seal raja peal sõite? Siuksed kuivtoidupakid on, kuhu läheb ainult kuum vesi sisse ja mõne hetke pärast ongi valmis. Aga see on nagu tõeline soe toit. No Utre ja Pitka kõige suurem vahe ongi see, et Utre on talvel, külm on. Sellega peab kogu aeg arvestama, et kui pitkal käid ringi ja võid teha korralikku tempot, higistada, mitte midagi ei juhtu, on ilus ilm, riided kuivavad ära, paned koti peale kuivama, on kõik korras, siis Utrel seda viga teha ei tohi, et higistama hakkad, siis läheb asi hapuks, sest et talvel ei kuiva midagi ja nii kui seisma jääd, siis hakkab külm. Et see aasta olid punktivahed ka siuksed täpselt parajad, et jõudis ka natuke puhata valdavalt enne ülesannet, et kui olekski nüüd higistama hakanud, siis oleks hakanud külm. No, kuidas see ettevalmistamine käib, et kas Utri jaoks talvel valmistate kõvemini rohkem ette kui suvise pitkaretke jaoks või? No meie võistkonnal on see, et ega me poisid ikka trenni teevad, et käivad jooksmas ja võhma treenime, aga kõige rohkem meie valmistume puhtalt teadmiste poole pealt, et kuna meil on juba nii palju kogemus selja taga, et siis me füüsiliselt väga enam eraldi valmistuma ei pea. Et me juba teame, et mis selga panna, kuidas käia ja... Tavaline küsimus suusasportlastele, et mis määret kasutate? Kuna mina vabal ajal väljaspool Utre dessanti eriline suusat ei ole, siis ma ei tea määritest mitte midagi ja kuna meil olid need uued suusad, siis meiega mingit määret ei kasutanud. Täiesti puhtad lauast talve? Meil olid täiesti tavalised plastiksuusad jah, et ma arvan, et järgmine aasta võiks võib-olla mingit määret ka proovida, aga see aasta üldiselt libises hästi. Loomulikult, kui on värske lumi, siuke pehme, ta ikka natuke võtab seda pidamist kinni, aga üldiselt oli meil väga hea, et sai siin aastaid tagasi käidud ka puusuusaga, toona sai korralikult hooldatud, aga nii kui natukene plusskraad andis, siis enam puusuusaga liikuda ei saanud ja seda muret meil see aasta plastiksuuskadega ei olnud. Mis kohale tulite? Kui me esikümnes oleme, siis on hästi, et me tegime kõik, mis me suutsime, et meil
meie võistkonnal tavaliselt on eesmärk, et punktidesse hiljaks ei jää ja elusid ära ei anna ja siis anname endast parima, et need eesmärgid said kõik täidetud ja tuli sellega, mis koht tuli, et see paistab varsti. 25 neljaliikmelisest võistkonnast, kes neljapäeva õhtul Viivikonnast startisid, ületasid laupäeval Narva Kreenholmi manufaktuuris finišijoone 18 võistkonda. Seekord võidustas Uttria militaarvõistlusel Kaitseliidu Pärnumaa maleva teine võistkond ehk Vändra rühma mehed Kristo Sinivee, Kristo Pihlak, Peedu Perner ja Henri Noormets. Teiseks tulid Järvamaa maleva võistlejad. 3. koha saavutas Tallinna maleva Põhjakompanii võistkond ning väga edukalt esines ka Pärnumaa maleva esimene võistkond, kes sai 4. koha. Tegelikult on kanged mehed ja naised kõik, kes selle võistluse otsast lõpuni suutsid läbi teha.